Hetke vaid mõni mälestus kestab. Ei. Jeff, take it easy. Tere tulemast kuulama stuudiot. Stuudios on Tom ja Ints ja te olete tulnud väga õigesse kohta. Saade on stuudio. Kui te otsisite näiteks YouTube'ist mänguvideosid, siis see on see koht, kus te neid leiate. Aga mitte üldse mänguvideosid, vaid hoopis uudiseid ja huumorit. Ja. Kui te otsisite YouTube'ist uudiseid, siis come on, uudiseid ja huumorit. Siit te seda leiate. Ükskõik, mida te ka ei otsinud. Kui te kogemata siia sattusite, siis teil lihtsalt vedas. Ja see päev pange oma märgi sinna kalendrisse kirja. See on see päev, mil te sündisite uuesti. Märkige ülesse the best day of my life. Best day ever. Ja kui teil lihtsalt on sitt päev ja te tahate lihtsalt lahmida midagi, sõimata, mida iganes ähvardada, siis kirjutage kõik kommentaaridesse. Kõik, mis südamel on. Kõik, mis südamel on. Ja kui te tulite meelega stuudiot kuulama, siis tere, Karl, Alvar või Ruslan. Tervist! Et põhimõtteliselt nii ongi. Hakkame pihta või? Hakkame pihta, vaatame, mida meile täna siis pakutakse interneti avarustes. Alustame sellest, et Norra leht teatas, et jõuluvana on surnud. Nii, milles seda suri on ka teada? Nimelt ilmus lehes täna kuulutus, et jõuluvana norra keeles Olausen Julennises lahkus meie hulgast 3. detsembril 227 aasta vanuselt. Kuulutus lisati, et jõuluvana sündis 12. detsembril 1788 aastal ning et tema ärasaatmine toimub 28. detsembril Põhjapooluse kabelis. Pole teada, kuidas selline pahatahtlik kuulutuslehte sattus, kuid Aftenposten lubas selgitada välja juhtunu tagamaad. Aftenpostenil on ranged reeglid surmakuulutuste sisu ja neis kasutatavate sümbolite kohta. See on reeglite räige rikkumine, niisugust kuulutust ei oleks tohtinud avaldada, ütles ajalehe toimetaja Hakon Borud. Praeguseks on vaid online väljaandes ilmunud kuulutus eemaldatud. Nii, et jõuluvana on surnud. On surnud ja lihtsalt ongi. Aga kes siis kõik need kingid kohale viib? Kas tänapäeva, kas see aasta jäävad lastel kingid saamata? Tegelikult ei, ma arvan, et lihtsalt Snigurotška ja Tita Jeesus peavad ületunde tegema. Snigurotška toob siis venelastele. Ta on mingi jõuluvana lapselaps. Ei, oli Snigurotška või? Venemaa on näärivõna üldse ei ole. Jaa, kui tal on see mingi tšikka ja Snigurotška. Võna helbekene. Ja siis ma tean ainult, et Tšehhis toob väike Jeesus. Ma tean, et Tšehhis on hea odav õlu. Jaa, see on ka tõsi. Aga mis sa arvad, millest see jõuluvana võis surra? Samas 200 aastat vana, eks tead, on juba. 227, jah. Ma arvan, ta suri südame veresoonkonna haigustesse, kuna jõuluvana teatavasti on väga ülekaalukas. Härrasmees küllalt kõrges eas, et ma arvan, et kõik see seapraad ja piparkoogid ja küpsised ja piim, mis talle jäetakse lauale 200 aastat jutti seda piima littida ja neid küpsiseid, see teeb iga mehega oma töö. See teeb iga mehega oma töö. Ei, aga tegelikult, vaevalt jah, et ta nagu külma suri. Ma arvan, et südame veresoonkonna haigused, kas infarkt? Üks asi on see, et ta on nagu ülekaaluline. Ja teine asi on see, et vaata, tal on ju aeg-ajalt päris suur stress peal. Tegelikult mulle tundub, et tal peaks tegelikult aasta läbi suur stress peal olema. Sest kui ei ole konkreetselt jõulud, siis ta valmistub jõuludeks. Absoluutselt. Ja ega see ühe ööga kõigi maailma lastele kinkide kohale viimne, see on ikka, see on katsumus. See teeb oma töö. See teeb oma töö iga mehega. Ja... Eriti jõulumehega. Ja jõulumehed on teatavasti tervise poolest nõrgemad kui teised mehed. Ülekaalulised ka. Ülekaalulised. Et minu poolt siiras kaastunne kõigile päkapikkudele. Absoluutselt. Et ma ei tea, kes siis selle juhatuse teie juures siis üle võtab. Ma arvan, et praegu ilmselt käib konkurss juba. Umbes nagu Keskerakond. Täpselt otsitakse kandidaati ja ma ei imestaks ka, kui Edgar ka selle konkursi kingi paneb. Sest ütleme nii, et oma massilt ja olemuselt võiks ta vabalt jõuluvana. Absoluutselt. Et olgugi, et ühe jalaga. No
päkapikud meisterdavad talle midagi sinna alla. Samas ega ta ei pea jooksma ju. Ei, no, see ei ole nagu töökohustustes kirjas. Aga mis on töökohustustes? Mis on töökohustustes kirjas? Igatahes jõuluvana on surnud, lapsed kodudes see aasta teadke, et kingid jäävad teil saamata, jõulud jäävad ära, jõulud on cancelled see aasta, vaatame siis edasi, mis järgmine aasta saab. Jah, võib-olla jäävadki jõulud edaspidi ära, sest tegelikult ju see kogu asi on ümber ühe mehe üles ehitatud, eks. Et mulle tundub, kuhu on jäänud nagu see tegelikult on Jeesuse sünnipäeva tähistamine, aga jõulumana on selle nii osavalt ümber oma näppu keeranud. Oma olemuse keeranud lihtsalt, et me oleme ära unustanud, mille ümber tegelikult. Et peab keerama. Võib-olla jõule, nii nagu neid siiamaani on toimunud, enam ei tulegi. Läbi tuleb viia reform. Ja, reformime jõulud. Jõulureform. Ja kes suudaks seda paremini teha kui Edgar Savisaar. Täpselt. Nii et see lugu on ka lahendatud. Ja. Järgmine lugu. Ferrari töötajad saavad 5000 eurot jõulupreemiat. Kas näkku või kamba peale? Ma tahaks arvata, et kamba peale, sest muidu mu kadedus lihtsalt on otsatu. 5000 jõulupreemia välja maksmisest teatas kompanii Fiat Chrysler Automobiles tegevjuht Sergio Marchioni, öeldes, et sellega tänab kompanii oma töötajaid eduka aasta eest, edastab uudisteportaal The Local Itaalia põhjaosas asuvas Ferrari autotehases töötab 2850 inimest, mis tähendab, et jõulupreemiaid jagatakse kogusummas enam kui 14 miljonit eurot. Nad saavad näkku 5000 eurot kujuks ette. Nad saavad jõulupreemiat üks vend sama palju, kui on minu aasta palk ei ole ka 5000 eurot. Nii et ilmselgelt saadab ma homme CV Ferrarisse. Muidugi. Ja huvitav, kas koristajad saavad selle preemia või? Ma kujuta ette. Ma arvan, et nad saavad pool. Kui selles võib olla, et Ferraris näiteks koristajad on kuskilt mõnelt, näiteks Sol. Ma arvan ka, et see on nii suur firma ja seal on samas ei teate, ega sinna igaühte sinna põrandat pühkima ei lasta. Seal on ikka kõrged nõuded ja peab vähemalt 2 kõrgharidust olema. Ma arvan küll, baka ja magister. Ja erinevates ainetes. Absoluutselt, kriminaalkaristust ei tohi olla. Ei tohi olla, peab olema läbitud ajateenistus vähemalt 3 korda. Vähemalt 3 korda. Ja tööstaaži peab olema vähemalt 25 aastat. Ja Ferraris just, mitte Ferraris täpselt. Ja sul võib olla 25 aastat tööstaaži Ferraris, et saada Ferrarisse tööle. Ja Vaat nii raske on saada Ferrarisse tööle. Aga selle samas boonused on ka head. Nii, ühesõnaga Ferrari töötajad 5 tonni. Pole paha, tore, et vähemalt kellegilgi läheb hästi. Ma arvan, see on selle sama pärast, et jõuluvana on surnud. Et inimesed on nii õnnelikud, et nad saavad 5000 eurot preemiat ja nad ei pane tähelegi, et see aasta jäid kingid saamata. Jah, kuule 5000 eurot. See on palju parem kui 4000 eurot. Kui 4999 eurot. Ja. Aga minu poolt uudis. Nõnda. Või tahtsid rääkida veel? Ei. Argmees, naised, kuidas teid klubis tantsima saada? Naistele meeldib tantsida. Kindlasti on ka mõnigi naisteka lugeja täna klubisse minemas. Tihti on need mehed need, kes klubis tantsupõrandale ei tiku, aga naisteka foorumis kirjutas oma murest mees, kelle tantsimine tuleb hästi välja. Probleemiks on just partneri leidmine. Kas oskame noormeest aidata? Nii, naised, kuidas saada teist klubis tantsima? Kui olen arg, kuigi oskan hästi tantsida. Kõlab veidralt, aga nii on. Muidu olen igati julge, lõbus ja mitmekülgne mees, aga võõrastega rääkimise alustamine on minu jaoks nii raske, et see on lausa luupainajaks muutunud. Ehk siis ta on muidu julge, lõbus ja mitmekülgne mees. Nii. Aga ta ei julge inimestega rääkida. Muidu on lõbus, mitmekülgne ja mis see oli? Julge, aga ta ei julge inimestega rääkida. Ja, et minu küsimus on siin kohal, et sama, mul on täpselt sama probleem. Ma olen ise täpselt kõik need samad, aga näed, lihtsalt ei julge tead. Ma olen hea suhtleja. Absoluutselt. Ma oskan hästi nalja teha.
ma oskan inimesi oma jutuga, oskan niimoodi teha, et nad lihtsalt jumaldavad mind, aga võt näed. Aga nii kui naist näed, nii lööb lauba märjaks. Ei, ükskõik keda. Kui rääkima peab, siis ma ei julge. Nii kui suu avama peab, nii poes pead ütlema müüjale, et aitähki või teregi. Ja lihtsalt ei tule moka otsast midagi. Hirm, täpselt. Ja ongi kõik pilt taskus pikali. Ei, aga tegelikult nüüd kogu tõsiduse juures, et kuidas see nagu väljendab, et ta on igati julge, lõbus ja mitmekülgne mees? Mis sa arvad? Kui ta ei julge inimestega rääkida? Kus see nagu väljendub siis? Et ta on üksi oma ette hästi lõbus inimene ja mitmekülgne ja julge. Jääne vastuse võlgu. Võib-olla ta ema on andnud talle iseloomustuse sellise. Ja. Soovitaja nagu, siivisin ka. Ja. Julge, lõbus. Julge, lõbus, noormees on tead. Ei löö risti ette. Ei. Jah. Ja. Ei, igatahes soovitus. Siin on täpsustus veel, enne kui me soovitame midagi. Nii. Tantsida oskamise all mõtlen, et oskad üksi tantsida ning naisega koos tantsides oskad teha pöördeid, laineid, puusatööd, tippe ja oskan naisi ka hästi juhtida. Oskan ka tantsupõrandal nalja teha, et partner end vabalt tunneks. No aga kus siis on probleem? Ma ei saa ka aru. Selles suhtes klubis sa ei pea ju mingit räiget romaani hakkama dikteerima. Keegi ei ootagi sealt midagi sellist, naised on... Nad ei oota teregi, sa lihtsalt läheb kuradi ja hakkab vehkima, teed oma tippe pöördeid ja... Nad lähevadki sinna, et lihtsalt vehelda, lihtsalt oleskleda. Inimesed lihtsalt on klubis, lihtsalt vehivad üksteise suunas. Põhimõtteliselt küll, see on minu arust üks nagu... See nagu vaba võitlus puur selles. Kõik teevad midagi, aga keegi täpselt ei tea midagi, et ära tunne kuidagi ennast halvasti. Ja, et ole julge, lõbus ja mitmekülgne mees edasi ja ära üldse palla selles suhtes, et stuudio poolt on garanteeritud naised. Et sa lähed sinna juurde ja sa lihtsalt oled julge, lõbus, mitmekülgne. Teed 2 pööret, teed 1 laine, teed veits puusatööd ja tippe ja oskad juhid naisi ja teed nalja ka. Ja saad aru, on garanteeritud, et sa saad selle naisterahvaga tantsida. Või kõrvakiilu. Ja. Vahet ei ole. Ei olegi. Rimis töötab Ninja Kassiir, kes oma showga juurviljad mitusada grammi raskemaks kaalus. Opa! Facebookis jagati postitus kliendi ostukogemusest Nordic Centrumi Rimis, Facebookis jagati postitus kliendi ostukogemusest Nordea Centrumi Rimis, kes sattus nii nimetatud Ninja Kassiiri peale. Tule, see on jumala valesti kirjutatud see ka ja. See on kliendi ostukogemusest, kes sattus Ninja Kassiiri peale. Ja, okei. Eile Rimis sattusin tõelise Kassiir Ninja peale. Ta skännis triipkoode lindilt veel enne, kui ma need Ta skännis triipkoode lindilt veel enne, kui need temani jõudsid. Kuule, see tuleb vist uuesti. No ta ei teeme uuesti. Läks vähe võit. Paneme siit edasi lihtsalt. Nii, Facebookis jagati postitus kliendi ostukogemusest Nordea Centrumi Rimis, kes sattus nii nimetatud Ninja Kassiiri peale. Täpsustuseks siis on, et klient oli see, kes sattus Ninja Kassiiri peale. Eile Rimis sattusin tõelise Kassiir Ninja peale. Ta skännis triipkoode lindilt veel enne, kui need temani jõudsid. Tulistas neid tudispiipe just kui skänneriga õhus saltosid tehes. Väiklase inimesena siis ütlesin pärast, et ma soovin tšekki ka, sest muidugi kahtlustasin, et ta on selle tsirkuse juures teinud mõne vea. Kodus seda studeerides olin aga pettunud. Ühtegi triipkoodi polnud topelt läbi läinud. Oot. Aga 3/4 kilo küüslauku. Ma ostsin 1 küüslaugu. Nii selgus, et kõik puu- ja köögiviljad olid kaalutud 650 grammi raskemana. Täna hommikul käisin Rimis ja palusin neil see kaal üle kontrollida. Sain neilt ka kenasti 5,33 tagasi. Aga kui te sattusite ka eile neljapäeva õhtult siis Nordea Rimis Ninja Kassiiri sabasse, siis vaadake ostud üle. Võimalik, et ta oli unustanud oma maski kaalule lebama, kirjutas poes käinud klient. Ja siis on andnud vastuse Rimi pressiesindaja proua Katrin Pats. Nordea Rimis on ametis uus teenid ja ta on tööl olnud napilt 6 aega ning eristub tõesti eriliselt aktiivse käitumisviisiga.
kujutad ette, eriti aktiivne, aga seal on ju mingi häire öeldakse selle kohta lausa. Jaa, kindlasti. Aktiivse käitumisviisiga, see on hüperaktiivne. Nii, lähme edasi. Vaatasime kaalu ning ka situatsiooni kaamerate vahendusel üle. Kaalupildil mingit lisakoormust näha polnud. Ilmselt võis kaal olla sel hetkel pisut kaalupesast nihkunud ning see võis kaaluvahe tekitada. Tegemist on veel kogenematu teenindajaga, kes ise ei osanud ka sellele asjaolule tähelepanu pöörata. Seepärast täname väga kliendid tähelepaneku eest. Kaal selles kassas on korras ning kontrollitud. Vabandame juhtunu pärast. No ilmselgelt ei jäänud seda nagu videole, kui tegemist on ikkagi tõelise ninjaga, siis ei tohiks absoluutselt, ta on lihtsalt nii seda venda ennast ei tohiks ka seal pildil veel, aga nagu öeldi vaata, et ta on alles uus, siis sellepärast ei. Ei noh, seda jutteri nagu loeks mingit krimiromaani vaata. See on jah päris... Neljapäeva õhtul kõndisin pimedal tänaval. Äkitselt hüppas välja ninja, kes kaalus mu küüslaagut 3 korda ka raske. Ja nii oli. Ja lihtsalt skanneeris õhus saltosid tehes. Ja. See on... Ma pean käima seal Nordea Centrumi Rimis. Nordic. Norde. No vaat. Aga selles suhtes, et ma arvan, et see on seda sorti ninja nagu on see, noh, ma arvan, et see on mingisugune siuke nagu kas perekond või mingisugune grupp kliendi teenindajaid, kes lihtsalt panevad asjadele hinde juurde, vaata. Nad ongi selle peal väljas, nagu see sama kantud pükste hind Kallinas kassas. Samasugune tegutsemine. Ja mulle tundub, et see on nagu siuke... See on grupeering ühe sõnaga. Underground. Võiks öelda isegi, et organiseeritud kuritegevus maffia. Ja. Maffia kassiirid tegelevad Nordea Centrumi Rimis juurviljade süstemaatilise juurde hindamisega. Ja. See on vastu võetamatu. Selles suhtes, et ja mis see teine koht oli? See on see mingi Humana või? Humana, täpselt. Et, ma arvan, et see on üks ja sama perekond. See on sama see, kuidas öelda, fraktsioon, opositsioon. Et inimesed vaadake ette, kui te poes käite, hoidke oma kliendi teenindajatel eriliselt silma peal, sest on teada, et teie nende seas liiguvad sellised tegelased. Korrupeerunud kliendi teenindajad. Ma arvan, et see ei ole isegi korruptsioon, see on lihtsalt see, et nad teevad seda, et saada adrenaliini pauku. Inimene ei pane tähelegi, vaata. Nad on adrenaliini narkarid. Jah. Järjekordselt üks müsteerium lahendatud. Ja. Me oleme teil jälil. Ninja kassiirid. Tere, kas me üldse julgeme seda uudist sisse panna? Me peame mõtlema väga tõsiselt. Äkki lähed järgmine kord Maximasse, maksad 30 € asemel 300 €. Ma sellepärast me muretseme oma elu pärast. No jah, see on ka päris hull. Tegemist on siiski ninja kassiiriga. Aga lähme edasi. Üllatav tööõnnetus, õlletootja kutsub tagasi 1 000 000 pudelit õlut. Kujutad, et see ette 1 000 000 pudelit õlut. See, mis mu käes praegu on, see on ainult üks. See on üks. Korrutas miljoniga. See on. Saab S.A.B. Millerile kuulub Austraalia õlletootja kutsub tagasi enam kui 1 000 000 pudelit õlut, kuna pudelites võib leiduda klaasikilde, kirjutab C, N ja N. No võt. 1 000 000 õllepudelit tagasi kujutad see ette, aga ma ei kujuta ette, kuidas need killud seal siis sees, kas see on nagu siuke pudi või... Ma ei kujuta ette, kuidas nad sinna sisse said, kas nagu kujutad ette, vaata, sul on nagu mingi resti peal võib-olla need pudelid on õlled täis juba või tühjad või mida iganes. On need ilma korkideta on seal peal ja siis mingi vend tuleb lihtsalt, mulle tundub, et see on sihilik, et mingi vend töötaja, sükene, kelle vastu on eksitud mitu korda. Öeldi, et ülemus oli võib-olla pahane hommikul ja nii edasi. Tuli lihtsalt sellise klaasi nagu plaadiga ja tõmbas laks. Sähteid. Kõik õlled olid kilde täis. 1 000 000 pudelit käis läbi lihtsalt. Yeah. Sest ta on nii visa. No ma ei tea, palju sinna ühe risti peale mahtuda võib. Ei kujutat. Aga igatahes 1 000 pudelit õlut kutsuvad tagasi. Kujutad see ette? Aga samas, kui sa nagu mõtled, siis see klaas nagu ei hulbi ju. Tuleb põhja. Noh, et sa oled teadlik sellest ja... Aga siin on ka kirjas, et kuna pudeltes võib leiduda. Siis see vend pani lihtsalt üle resti näiteks või valikuliselt, pisteliselt. Võib leiduda.
Võib-olla ta tegi ainult ühe resti, aga nad ei tea, vaata. Tegi lohakat tööd lihtsalt. Jah. Ja tahes. Aga ühesõnaga, ma ei tea, mul õlle ja purgi sees on klaasikillud, siis ma nagu jälgin ja vaat ei ole, vaata, läheb käiku lihtsalt. Pohhu seelast lasen läbi ja killud välja õlle sisse. Jah. Milleks nüüd tekitada üks paani. Lähme edasi. Okei, ma panen ise mingi uudise välja nüüd vahepeal. Surnuks peetud naine elas 10 aastat internetikohvikutes. Elu24 teatab meile sellist asja. Hiinas leidis politsei internetikohvikus tavalist kontrolli läbi viies 24-aastase neiu, kes on 10 aastat peale tüli vanematega kadunud olnud. 20-aastane Xiao Yun väidetavalt elanud erinevates internetikohvikutes, kuigi tema vanemad pidasid neiut surnuks, vahendab Mirror. Väidetavalt kasutas Xiao Yuni aastate jooksul võlts dokumenti ning elatus enamalt armuandidest või juhutöödest, mida ta internetikohvikutes enda peale võttis. Internetikohvikutes veetis ta peamiselt aega mängides. Ja politsei tegi talle trahvi 700 eurot ning viis ta tagasi oma vanemate juurde. Kaua ta oli kadunud? 10 aastat. 10 aastat? Jah. Viis ta tagasi ta vanemate juurde, vanad oli 3 aastat nagu ta ära. 24 oli siis, ma saan aru, kui ta leiti ja 14 oli siis, kui ta nihhi tõmbas. Millest ta elatus? Minu küsimus, minu arust on see tüdruk, ta väärib medalit 10 aastat internetikohvikutes. Siin on kirjas, et armuandidest või juhutöödest, mida ta internetikohvikutes enda peale võttis. Teadagi, mis juhutöid need internetikohvikutes leida võib? Mingisuguseid programmeerimistöid kindlasti. Tuleb. Neid kindlasti. Keegi tuleb mööda lihtsalt, vaatab seda arvutist. Kuuled veel? Viitsid visata mulle mingi veebileht näiteks? Tee mulle üks leheke, Või armuandidest jah, inimesed annavad, et näed, et vaene tüdruk mängid siin Farmvilli. Candy Crush Sagat. Candy Crushi. Inimesed mängis 10 aastat Candy Crushi. Meister sellest. Ma arvan ka. Aga kus ta elas? Kus ta magas? Ma ei saagi aru, kas oli mingi siuke internetikohvikutes nagu mingi normaalne, et inimesed on sellist 10 aastat. Väga kummaline. Ja ma ei tea, kuidas... Ma ei ole ise kunagi üheski internetikohvikus käinud salada. Internetikohvikus? Kui suureks ma olen kunagi käinud Tallinnas internetikohvikus, see oli selle pärast, et minna vaadata bussi aegu. Ja. Aga see oli suhteliselt tühi seal ja suhteliselt siuke, ma ei tea, see oli seal Viru all minu arust, kui ma mäletan õigesti, siis suhteliselt masendav koht paistis ära. Aga kuidas seal oli, sa maksid mingi selle arvutilustmise eest või? Seal oli vist see, et sa tellisid endale mingisuguse kohvi äkki või midagi pidid nagu tellima, siis said nagu internetti. Okei. Ehk see tüdruk ostis kogu aeg seal internetikohvikus süüa endale, see oli netis. Armuandide eest ostis süüa. Või siis lausa see söök oli ka armuand. Ja internet oli lihtsalt boonus. Armuandile. Mingi mees tuli, ütles, et ma teen sulle neti välja. Teen sulle ühe neti. Tüdrukul lõid silmaks särama. Wifi hakkas võrku otsima. Et tegelikult ma ei kujuta, et päris leidlik inimene. Või mitte leidlik, aga ma ei tea, kus see inimene pesi ennast või kuidas saab olla, et see 10 aastat elad niimoodi? Siin uudises on väga palju detaile jäänud. No see on Elu24 uudis. Väga palju küsimusi, mis vajavad vastamist. Et igatahes ma loodan, et selle neiule ma soovin kõike paremat ja loodan, et ta pääseb taas vabadusse ühel päeval. Tagasi mõnda kohvikusse. Jah. Kus loodetavasti on ka internet. Jah. See on see süüke tüdruk, vaata, kellel raudselt vanemad ütlesid, et kurat, sul on nüüd arvutikeeld. Ja siis ta lihtsalt tõmbas nihhi, vaata. Läks elama interneti kohvikusse. Teie ei ütle mulle. Jah. Mida? Või tähendab? Mida sa teed üldse non-stop 10 aastat internetis? Mängid? Farmvilli või? Candy Crushi või? Ma ei kujuta ette. Ja üldse millega ta seal internetis käis 10 aastat? Seal on vist nagu arvutid olemas. Ütlesin, et tal endal mingi läpakas, kujutad ette see 10 aastat vana läpakas. See on nii aeglane lõpuks tal. Ma arvan, et see 10 aastat. Ma ei kujuta ette, ma arvan, et ta oli mingi siuke underground, mingi häkker. Ja siis ta tegi lihtsalt näo, et ta on internetikohvikus elanud. Ta oli nagu vaata missioonil, vaata. Ta oli 14, ta läks kaduma.
siis ta mingi 2 aastat mingid interneti, ütleme, mingid aktivistid Anonymous leidsid ta üles, koolitasid ta välja 2 aastat, ta oli 16, ta läks missioonile Bagdadi, kus ta häkkis ja hiljem võib-olla õpetas teistele ka häkkima. Ja siis ta tuli tagasi, siis ta oli 24 ja tal oli mälu oli täiesti kustutatud ja siis ta ise nagu tegi selle vea, kogemata laikis mingit Facebooki lehte või midagi ja siis politsei leidis ta üles, viis ta koju. 24 aastaselt, saad aru? Miks sa ütlesid vaba naine, 24? No ma kujutan ette, et kui sa oled 14-24 olnud kuskil internetikohvikus elanud, siis sa võib-olla ei ole kõige tervema mõistuse juures. Ei tea, jah? Kas sa üldse nagu ajud seda maha enam? No samas sa oled internetis elanud terve ja? No jaa, vaat sa oled 14, sul pole nagu konkreetselt mingit haridust, nagu sa oled 10 aastat, sa oled mõistuselt, sa oled ikka ilmselt veel nagu suht lahja. Aga oleneb, vaata, mükk inimene sa oled, võib-olla sa oled siuke leidlik, siis sa leiad endale internetist igast huvitavaid asju, millega end harida. Ja võib-olla tänaseks ta on täitsa intelligentne inimene. No kahtlen. Ma kahtlen ka. Jälle siis on stuudio läbi saanud, teemasid oli mitmeid, igasuguseid ja mitmekülgseid ja igast küljest natukene teie kõrvu. Võib-olla tahad midagi lisada? Tahaksin ainult öelda, et inimesed natuke mõistmist rohkem. Ja mõistust ja lugupidamist üksteisesse. Ärge olge nii kuradi pind perses, põtsi elu on nagu nii, nagu ta on ja me kõik nagu nii sureme üks päev. Ühel samal päeval. Ei ole mõtet võtta seda kõike nii tõsiselt. Jah. Et nautige elu ja nautige olu ja kuradi jõuluvana ikkagi on surnud, nagu me jubagi ühes nendest saadetest rääkisime. Võib-olla isegi see saade. Vaata. Et inimesed ärge laske tujul langeda, pange möllu edasi ja kuulake stuudiod. Kui teie tunnete, et teie tuju hakkab langema, siis võtke lahti YouTube, pange otsingusse stuudio ja kuulake ükskõik millist saadet. See on meie jõulukingitus teile. Ja see on meie jõulukingitus tervele Eesti ühiskonnal. Ja olgugi, et võib-olla kõik seda ei kuula. No veel ei kuula. Nad lihtsalt ei ole veel avastanud endale seda antidepressanti. Jah. Võiks nimetada meie saadet isegi antidepressant. Ma arvan, et perearstid peaks soovitama seda 2 annust stuudiot. Enne magab minekut. Ja enne tõusmist. Et me oleme antidepressiivne saade stuudio. Täpselt. Et oli meeldiv. Stuudio. Ja nägemist. Midagi on siis, kirjutage, joonistage meie Facebooki lehele. Jah. Guten Nacht.